Tervist, minu nimi on Seegert Parts ja ma olen Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõu rollis ja alates siis kevadest ka meie, kuidas me nüüd kutsume, Cave'i esindaja, arendaja. Kuidas te eesti keskusite? Virtuaalreaalsuse labor, meil on ka teisi nimetusi sellele nagu BIM Koobas ja BIM Cave, et igat pidi oleme seda kutsunud. Ja siis kui tõesti mõistus otsa saab, siis me kutsume seda lihtsalt ruumiks 213. Aga igapäevaselt ma olen siis arvutigraafika õppejõud ehk siis annan AutoCAD-i ja ütleme, tänase ettekande teemaks ongi siis meie selle süsteemi tutvustus, et mida uut te siit endale leiate, siis vaatame. Aga enne kui me meie süsteemi juurde jõuame, siis räägiks natuke taustast, et virtuaalreaalsus ja ütleme see süsteem, mille esialgne nimetus on siis Cave, et ta on siis lühendsõnadest Cave Automatic Virtual Environment, mis siis on süsteem, mis leiutati Illinoisi ülikoolis USA-s idee autoriteks Thomas DeFanti ja Danson Hill. Ma arvan, et need nimed on osadele, on need nimed kellegile ka tuttavad, et nad olid arvutigraafika pioneerid tegelikult ja siis selle süsteemi, selle Cave süsteemi arendas välja oma doktoritöö raames siis Carolina Cruz-Neira aastal 1992 ja siin paremal ongi siis üks pilt sellest esialgsest süsteemist ja kui paljud siuksed virtuaalkeskkonnad on tekkinud autolennunduse või sellise disaini poole pealt, siis see Cave süsteem tekkis teadusliku visualiseerimise vajadusest ehk siis vajadusest läbi mingite objektide, mingite infomasside visualiseerimise leida selles siis mingit täiendavat informatsiooni. Ja samas oli ka üks konverents, nagu te näete, Z-Graph, mis siis oli arvutigraafika spetsialistide mõeldud konverents, mis toimus USA-s iga aastal. Et ka see oli siis üks tõukejõuks, et siuke platvorm valmis panna, et siis teadlased saaksid võrrelda ja esitleda enda poolt loodud töid. Nii ja siis kuidas see süsteem on üles ehitatud või kuidas see esialgne süsteem oli üles ehitatud, siis oli tagant projektsiooniga, 3 ekraani tagant projektsiooniga, nagu te pildi peal näete, ja üks oli siis laest ülevalt alla projektsiooniga, ehk siis oligi 4 ekraani, igal ekraanil siis stereoskoopiline või 3D tugi ja kasutaja siis nagu ka kinos olles kannab 3D prille, et see nii-öelda sügavuse mõõde või taju tekib seda juurde. Ja siin on mul üks slaid lihtsalt selle kohta juurde pandud, et mille poolest siis erineb meil, ütleme see Cave keskkond, see virtuaalreaalsuse keskkond lihtsalt ühest monitorist, millel on siis võimalik ka, eks ju, pilt 3D-sse panna ja ka teatud määral see sügavust kätte saada. Et selle Cave'i puhul siis ongi see, et kasutaja viibib siis selles keskkonnas sees, et ta on ümbritsetud sellest keskkonnast, kui me siia ette tulen, siis siin ei ole seda efekti. Et nagu te pildi pealt enam-vähem võib-olla näete, siis kasutajal ongi prillid peas, need 3D prillid ja ta on ümbritsetud, eks ju, kõik selle poolt, mida te ka monitoril näete, aga seal siis tekib see tunnetus, et ma olen seal, ma suudan hinnata seda keskkonda paremini, et seal on praktiliselt üsna realistlikult on võimalik hinnata selle keskkonna suurust. Vasakpoolne ongi teie enda... Ja vasakpoolne ongi see Cave, mis meil püsti on. Pärast ma näitan ka 2 videot seal. Üks on eramaja koht ja üks on siis ühe garaaži mudel. Ja teine küsimus võib-olla oleks teil üldse, et miks meil selline süsteem on. Et see ongi üks väljendus meie ehituse, hoonete ehituse poole sellisele süsteemile, et on olemas siuke ehituslähenemine või ehitusmetoodika nagu BIM, mis on siis Building Information Modeling ja on erinevad tarkvarad, millega siis modelleeritakse, eks ju, hooneid. Üks hoone koosneb erinevatest osadest, eks ju, meil on arhitektuurne osa, konstruktiivne osa, eriosad, mis on omakorda jaotatud jahutussüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, küttesüsteemid, vesi, kanal, elekter, eks ju, ja selle BIM-i idee on siis see, et
need hooned on modelleeritud nii-öelda osamudelitena valmis ja siis tõstetud ühte keskkonda, kus siis on võimalik teostada nii-öelda vastuolude kontroll, ehk siis BIM-i suurim eesmärk on läbi koostöö, läbi tehnoloogia siis vähendada vigu hilisemas ehitusprotsessis, ehk siis raha kokku hoida ja kõik oleks mõistlikumalt tehtud. Võib küsida, miks ta teravad servad ja miks ta nagu... Miks ta kumer ei ole? See on rahaline küsimus, et ma ei oska teile hinnaliselt, ma oskan teile nii öelda, et see meie Cave süsteem läks maksma seal natuke üle 100 000 euro. Ja, et meile osteti see sisse soomlastelt, Soome ettevõtte nimega Satavision tuli ja pani selle meile püsti 2015 kevadel, mis ta oli märtsikuu äkki. Ja ma kohe varsti näitan teile ka, et kuidas see süsteem nagu töötab või kuidas me info sinna sisse saame. Et jah, ja meie süsteemi puhul see ongi, et on 3 vertikaalset ekraani, seinekraani, põrandaekraan ja väike tükk lage on ka. Et eks suuremat ei saanud teha, kuna ruumipiirid on, kuhu me ta paigutasime, olid ees ja ega tegelikult meie puhul suuremat ei olegi vaja, et seal need küljed on niimoodi väljapoole, et ta ei ole täis nurgas. Kas teil see Cave'is ka see motion tracking osa on olemas? Meil on, siin on nii palju olemas, et siin oli üks, ütleme Kinecti sensor, tegelikult oli Asusema, mis siis nii-öelda tajus seda, et kui kaugel siis kasutaja on sellest ja ta on ühe inimese põhine, et läbi selle sensori ta suutis jälgida inimese peakõrgust ja siis orienteeruda inimese asukoht või tähendab silmade kõrguse järgi seal mudelis või selles keskkonnas viibimine. Et ta pani selle paika ja see sensor võimaldas ka seda nii-öelda käsi juhtimine, et siis andsid suuna kätte, siis sa liikusid mudelis edasi või tagasi. Muidugi on võimalik nii liikuda, ma ise leian, et see on natuke kohmakas, et pigem on parem mingi konsoolipuldiga, näiteks Xboxi pult, et sellega on mugav juhtida. Et seal on, aga jah, et see motion tracking ei ole väga... Üks öelda, et peatrekkimistus ei ole. Et seda ei ole, et kui ma vaatan sinna, et see pilt käib, seda ei ole. Ei, mitte selles mõttes, aga lihtsalt kui sa pilti liigutad, siis peaks ka iga ekraani pealt perspektiivne liikuma. Vastas sinna kaasa. Et on need Cave'id, kus on need valged mummud on küljes. Ja, meil ei ole neid mummiga. Et selle võiks sinna juurde lisada, see on üks palju juurde tegelikult. Et kui ta meile tuli, siis ta oli küll see ainult peakõrgust võitis. Silmade kõrgust tähendab. Kas see valmindus oleks olemas see süsteemi, et see lisada see neljama? Ma arvan küll tegelikult, sest selle süsteemi mootoriks on Unity. Lihtsalt ja kui Unitis juurde programmeerida, siis tegelikult seal praegu ongi see sensor on sinna juurde liidetud Unitisse ja ma muidugi programmeerimist ei olnud väga halvasti olnud. Et aga nagu ma ise aru saan, et seda oleks võimalik, muidugi seda on siin võimalik juhtima saada. Nii, et jah, siin lihtsalt siuke pilt juurde, et mida me Cave'is näeme, siis teatud määral ei ole meil monitoril võimalik näha ja ka see, et siin Cave süsteemis on see keskkond meile realistlike mõõtmetega ja me suudame sellega hinnata seda keskkonda paremini. Ma ei tea, kas ma sellest uuringust hakkan teile rääkima, mis tehti 2012 Soomes. Seal on ka reaalne kasutus sellele süsteemile, et haigla projekteerimine või tähendab juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine, kus siis kasutati haigla personalit, siis hinnata sellist valmist modelleeritud haiglamudelit, nagu te parema pildi peal näete, et selle mudeli alusel siis hinnata nii-öelda seda lõpp-produkti. Ehk siis arstid, õed, siin patsiente ei kaasatud, ka siis hoolduspersonal hindas seda keskkonda, hindas seal siis, kus inventar paikneb, kus välis need arsti aparaadid, vastavmasinad paiknevad, eks ju, ja siis ütleme
neid pinnakattematerjali hinnati ja noh, seeläbi said siis projekteerijad tagasisidet, et kus oleks vaja, ütleme, kus oleks ruumimõõtmeid tarvis muuta või inventari ümber paigutada. On erinevaid uuringuid ka tehtud, et on võrreldud seda Cave'i mudeldatud keskkonda, lihtsalt makett, haigla makett ruumiga, eks ju, siis on leitud, et jah, Cave'iga saaks seda maketti kiiremini teha, kiiremini muudatusi sisse viia, ta oleks nagu rahalises mõttes ka efekti kasulik, mõistlik. Jah, et siin leiti, et see on nagu hea platvorm selleks, et inimestele puust ja punast midagi ette teha, midagi selgitada. Et jah, seeläbi ta on üks suur suhtlusvaeg, võiks öelda. Ja miks see meie Cave'ist natuke rohkem avatud oligi see, et ta on ka ühe osana nõupidamiste ruumist. Et siis ongi, kui Oculus'e puhul vähemalt antud hetkel veel on Oculus ühe inimese nii-öelda jaoks, eks varsti need kõik liidetakse kokku ja asjad arenevad ja näeme üksteist seal ka, siis see Cave ongi see, et kõik inimesed saavad seda nii-öelda kogeda, seal arutada mingeid otsuseid vastu võtta, olgu see mingi nõupidamiskoosoleku raames või mingi muud ettevalmistuse jaoks. Eks nüüd koos selle süsteemiga on meil siis koolis ka mitmeid mõtteid juurde tekkinud, kuidas seda erialaselt või tähendab ainetes rakendada, ehk siis kuna ta on nii võimas visualiseerimise vahend, siis me plaanime seda kasutada ka ütleme teatud sõlmel seletamistel, mis meil on siis erinevates ainetes, näiteks hoonete konstruktsioonid või eriosad või ehitus, organiseerimine. Ütleme, et neid valdkondi on palju, aega hetkel on vähe, tahtmist ja seda muidugi on, et ühel hetkel me sinna jõuame, sest mida te siin kõik näete selle silla puhul, see on 2 tudengi kevad tehtud lõputööd tegelikult. Nende lõputöö eesmärk ei olnud sükest visualiseeringut teha, vaid eesmärk oli neil siis see on Viimsi jalakäijate sild valmis kavandada. Ja tegelikult, mis selles mudelis veel üks täiesti põnevat on siis see, et see maastik, mida te näete, et see on kõik laserskaneerimise teel sisse võetud punktipilvena ja siis ta on üheks meshiks tehtud ja siis see sild on koos sillaga kokku liidetud ja siis sinna Cave-süsteemi tõstetud. Tegelikult on see üsna mugav ja kiire protsess, teatud mööndustega muidugi kohati sõltuvalt mudeli mahust, mis sinna üle tahab tuua. Ma räägin seda ütleks parem järgmise slaidi peale. Et jah, põhimõtteliselt selle Cave'i, see Cave on siis siukse töövooga, siuke workflow tal oleks, et Unity Game Engine on tema mootoriks siis ja ta võimaldab siis sisse tuua ütleme kõiki neid formaate, mis te siin näete, need on siis 3D osamudelite jaoks. Kas keegi teab ka kõiki neid tarkvaras, mis on siin nimetatud? No jah, aga on kellegi jaoks mingit uut programmi ka siin täitsa. Kas Revitist olete kuulnud? Et Revit ongi just, ütleme, selle BIM-i poole pealt üks modelleerimisprogramm, et sellega siis on võimalik mudeldada hoone konstruktsioone, eriosasid, arhitektuuri ja nii edasi. Aga teised siin, SketchUp, 3D Max, nad võimaldavad ka, ütleme nendest loodud, me saame siis kõik läbi nende formaatide, mis te seal näete, FBX, OBJ, TAE ja nii edasi, siis selle info Unitisse tõsta. Muidugi seal on teatud möönsed, et mõned formaadid tuleb natuke paremini üle kui teised, seal on probleeme kohati tekstuuridega ja mõõtkavadega, kui üle tuua, aga see on tarkvarale spetsiifiline kohati ja... Aga sealt edasi on lihtne, et kui on Unitis juba asjad sees, et siis tohist lihtsalt mingi kaamera pudina ja... Põhimõtteliselt jah. Et jah, et sealt edasi ongi tegelikult nii, et kui mudel on sees ja mudel on eelnevalt või mingid optimeeringud on ära tehtud või Unity siis ka, ütleme, et mingid meshid kokku liita, et seal oleks tal vähem tarvis läbi arvutada asju, siis põhimõtteliselt ongi see SATA-Visioni poolt on siis sinna Unitisse kirjutatud juurde üks plugin, mis tekitab siis
sellise mängusimulatsiooni meie jaoks, et ülesehitus on tal tegelikult siis selline, et meie oleme seal nii-öelda lendava kaamera positsioonis, mis on siis seotud selle 5 ekraani vaatega ja see plugin siis tekitab talle selle stereoskoopilise pildiga juurde. Ja kasutaja peaks ringi liikuma seda näete ühel kohal, eks? Kuidas? Et lõppkasutaja lihtsalt seisab seal ühe koha peal, ta ei peaks ringi liikuma selles ruumis? No ta võib ka ringi liikuda, ta võib ka ühe koha peal, siis põhimõtteliselt sa juhid pulti, sa oled ikkagi ühe koha peal pigem. Ja siis läbi puldi liigutamise liigutad keskkonda. Samas, sa võid panna endal paika see mingi teatud vaade, see mingi koht, kus sa tahad midagi vaadata ja siis saaksid ka seal ringi liikuda. Et mõlemad võimalused on olemas tegelikult. Aga ma ei tea, et see video oleks natuke pikem muidugi olema. Ei tea, jah. See on see büroo või ühiskonnalik hoone. Heli ei ole vaja. Heli ei ole vaja. Et mis me siin muidu näeme, meil ongi ventilatsiooni osa mudel seal sinisega tähistatud, see on kanalisatsioon, on selle kollaka värviga ja mõned asjad on siin veel, konstruktsioon ka, me oleme ühes garaažis, see on reaalselt ehitatav hoone praegu Rotermanni kvartalisse, et siin me lihtsalt testisime, kuidas need kõik kokku tulevad, kui sujuv see on, sest üheks probleemiks muidugi on see, et see info või see info, mis tuleb kaasa nii-öelda ehitusinfo mudelitest, on hästi infotühe, see nende elementide mesh on üleliigse infoga või hästi tiheda infoga, et seda tuleb teatud määral optimeerida, siis see mesh oleks veidi hõredam, muidu ta kurnab selle keivi ära ja siis asjad ei liigu selle eriti sujuvalt. Muidugi selles keskkonnas või selle keskkonna eesmärke pigem ei ole see, et me otsime siit enam mingeid vastuolusid, nagu näiteks, ma ei tea, siin kui te näete, kus on see ventilatsiooni osa ja siis üks toru jookseb pealt läbi, et see on lihtsalt üks võimalus, et me märkame neid siin asju ka üsna hästi, aga siuksed kontrollid tuleks tegelikult ära teha eelnevate vastuolukontrolli tarkvaradega, et mitte siin keskkonnas seda leida. Aga vaataks ka seda teist videot, nii enne ei tule ette, et siin on siis üks eramumudel, kus siis on ka tekstuurid peale pandud, valgused ja varjud paika pandud. Kirjeldage seda kogemust, mis läbi nende prillid oleks, et siin on, me näeme ikka 2D pilti, eks ju? Jah, et me näeme 2D kahjuks, et põhimõtteliselt on suur monitor, aga seal me tunnetame, kuna me tegelikult seisame seal, kus te seda projektorit näete, seda musta projektorit on seal ees, siis seal ees seistes, et me tunnetame, et me oleme selle keskkonna juurde sees ja meil on seal meil on erinevaid inimesi, erinevaid vanuses inimesi seal käinud alates esimese klassi lastest kuni 53. aastal lõpetanuteni, et inimesi on erinevaid ja eks nad kõik saavad mingit sorti elamuse sellest ja kõigi jaoks on see ikkagi väga ehe kogemus ja ei teagi. Muidugi tänapäeval üks oht, mis sellega on kaasnenud, on siis see, et olete kindlasti kuulnud cyber sickness'ist ehk siis küberhaigus või teiste sõnadega nimetame seda merehaiguseks, et see muidugi võib kaasuda selle alguses. Uuringud on samas öelnud ja kogemused näidanud ka, et see siuke küberhaigus või kuna te seisate ise tegelikult ühe koha peal ja keegi kas juhib teid või te ise juhite, siis teil tekib siuke tasakaalu meeleolundi kerge häire, seetõttu kõik liigub, aga teil ei liigu. Siuke efekt võib tekkida, aga see kaob ära. Ja ma pean ütlema, et selles cave'is ütleme ehitusprotsessis kõik võib olla valmis teil mudeldatud õigesti või te olete läbi mõelnud, kuidas mida teil mudeldada vaja ja kõik on teil dimensioneeritud paika, aga kui te ütleme seal neid asju vaatate, siis te märkate mingit muud infot, mida te võib-olla ei oskanud kohe arvestada, kuna see pilt, te olete selles keskkonnas ja see mõõtmete, et on ta suht nii, nagu ta peaks olema, siis te suudate arvestada ei need kaugused,
või selle elemendi suurus või selle akna suurus ei oleks päris nii nagu vaja või mingite kirjade suurused oleks vaja teistsugused olla, näiteks haiglareeksel puhul. Et eks ta annab nii-öelda lisainfot veekohemärkida. Kohe tuli mõte, et kui on mitu inimest seal sees prilli tagant, siis need virtuaalsed kaamerad on ikkagi nagu mingisuguse üldise keskmise distantsi kaugusel. Siis võib inimestel tekkida peas täiesti erinev taju sellest samast objekti ühe jaoks on hullult suur, teise jaoks on hullult väike, peab vaidlema kaklema seal sees, siis teevad projektorid kätti ja mis. Veel ei ole tehtud, aga ma ütleks, et tegelikult see keevi ala, kus seistakse, võib-olla ongi selle 3 diivani pikkus, enam-vähem, vist natuke pikem isegi, aga eks see, kes seisab siin nurgas ja kes on seal teises otsas, eks nad tajuvad seda suht ühtemoodi ikkagi, et seal seda mõõtmete erinevus tunnetust väga, erinevat tunnetust väga ei ole. Ta on üsna ühesugune, aga muidugi, mis sellise keevi layout'i poole pealt on see, et kõige täpsem pilt on just seal sellel inimesel, kes seisab seal keskel, et külgede pealt on see natuke moonutatud hästi vähesel määral. Ja siin on väike kokkuvõte, milleks seda saaks kasutada. Eks ta on meil keskkonnasimulaator põhimõtteliselt, aga mina ütleks, et ta on nii-öelda kommunikatsioonivahend. Muidugi ta võib olla ka väga mängukeskkond, mängusimulatsiooni-keskkond. Ma olen kuulnud, et kusagile Tallinnas või Eestis pannakse mingi siuke mängukeev püsti. Aga ma ei tea selle kohta midagi rohkem. Äkki te olete midagi kuulnud sellest? Ei tea. Anna veel vihjeid. Ma ei tea, mul on lihtsalt teed. Kus sa kuulsid? Siuke inimene nagu Eero Kotli, kes siis tegelikult, ma nüüd ei oska öelda, ta teatud määral tegeleb nende keevsüsteemidega, ta teab mõnest palju. Võib-olla temad siis uurida. Kas te seda kliendi suhtluses ka kasutate, või projekteerijad või joonistajad, kellel selline asju seal toote enne vaatama praegu? No tähendab, meil on ta niimoodi tehtud, et 3/4 ajast on ta nii-öelda võimalik kasutada, mis soovitakse, seda on võimalik küürida. Meil on erinevaid ettevõtteid käinud siin, üks reedel käisid siin arhitektuuribüroos S-plaanile. Neil oligi lasteaia mudel, nad käisid vaatamas, et kuidas ta seal välja näeb, mis see üldse on, tutvumas põhimõtteliselt ja jah, eks ikka ma näen, et siuksel asjal on tulevikus rohkem kasutust, sest tegelikult ma tean ühte Soome näidet, kus oligi ühel arhitektil ongi endal, kas see on kontoris siis või endal majas, et tal on keldriruumis, põhimõtteliselt ongi keevsüsteem, ta ise mudeldab seal arvutitega valmis ja siis pärast läheb enda keevi sinna ja siis vaatab nüüd üle ja siis mõtleb sellele, et maailmas ma ei oska öelda, kui palju neid ikka on, et Baltikumis on see hetkel esimene, Soomes on neid mitmeid, üks Soome linnavalitsustest pidi endale selle kohe varsti hankima ja eks ühes osas nähaksegi siuksele süsteemile potentsiaali just linna planeerimisesse. Ja siin tegelikult eelmise slaidi peal oli siuke rida ka nagu cave-to-cave communication, et selle kohta, mis ma oskan öelda, et põhimõtteliselt ongi, et nõupidamised, meil on ühes linnas see cave ja teises kuskil näiteks maailmajaos ka, kas ülikoolis või mingis asutuses selline cave, et siis nende vahel saab mingi silla tekitada, kus teil on siis videopilt ühes, teises mingi vastav tarkvara ja kolmandas mida vaja. Vähemalt siuke võimalus on olemas ka seda fotode põhjal või liikuva pildi peal ei saa seda pilti kokku panna, et see on mingi joonistamine? Saaks ikka, ma just sõbraga arutasin seda üks päev. Tegelikult üks päev, see oli üks nädal mitu tagasi. Et saab, aga siis ta ütles, et selleks on jube kallis kaamerat vaja, et seda kõike üles võtta. Siis me jõudsime 3D kaamerat ja sealt saaks vist nagu välja võtta selle info. Idee poolest saab. Siin meil käisid külas ka teatri inimesed, kes mõtlesid, et võiks mingi ägeda installatsiooni selle teha.
et jah, no eks ta on niisugune platvorm, mille piiriks on enda oskused ja kujutlusvõimu piir. Et jah. Mis seal kõige kallim komponent on, miks ta nii kallis on? Stereoskoopsed projektorid peaks päris palju olema. Ma ei mäleta seda jaotust enam, eks seal raha oli paras ja kõik siuksed asjad. Unity plugin maksab. jah, põhimõtteliselt Unity plugin on seal hinnaline ikkagi. Sest meil on, tegelikult see asi on meil ilusti üles ehitatud ja läbi mõeldud, et see kogu see konstruktsioon ja kuidas ta välja näeb ja see kokkupanek. Ta on valmis toode, eks lõppasi maksab seal kõik kokku. Sest jah, et mille riistvara pool ongi selline, et seal on arvuti, tal on 2 quadro graafikkaarti, SLI-ga ühendatud i5 protsessor. Ja samas ma millalgi lugesin, et Disneyl on ka, ma ei tea, milline nende keegi täpsemalt on, aga nendel on iga cave'i ekraani jaoks on üks eraldi arvuti, mis seda jooksutab ja ikka siuke võimas, aga eks mida võimsamat tulemust, mida paremat tulemust me tahame, seda suurem on see rahaline pool vähemalt. Miks neil on mingi sfäärilise ülesehituse ka on? Ma ei ole kuulnud, et oleks. Ma tean, et on kumeraid, eks ju, ja siis Soomes on üks terve tuba põhimõtteliselt. Üks eelmist ei ole see virtuaalkeskkond, aga teised on virtuaalkeskkonna kogu ruumi peale projekteeritud. Aga sfäärilist? On tehtud küll, Holosfäär on Almeristus lähtnud.